Aitäh! Ma natuke muutsin seda pealkirja seetõttu, et ma tegelikult ei tea, milline on tuleviku energiasüsteem, aga mida ma tahaksin teile tuua, on see, et kuidas energiasüsteem toimib, mis asja me ajame ja millised me täna teame, et ees ootavad olulised muudatused. Nii, ehk siis soovin teile anda ülevaadet, kuidas elektrisüsteemi juhitakse, mis on need olulised aspektid, mis tähendab üldse turud, elektriturud, energeetikasektori digitaliseerimine, et Eleringi ja Eesti näitel, et mida me teinud oleme ja miks me seda teeme. Siis siin oli ka küsimused, aga põgusalt ka näitan, et mis tähendab siis see varustuskindluse hindamine, et kuidas mis aspekte seal arvesse võetakse ja lõpuks siis kõige olulisem, et mis on need peamised muudatused ja sünkroniseerimine on Eesti ja ka Baltikumi energeetikas kõige suurem muudatus, mis üldse meid ees ootab senini kogu arengust, et seetõttu see on üks olulisemaid, aga samuti kogu see kliimapoliitika, mis on siin juba eelnevalt välja toodud. Ehk siis kõigepealt Eleringist, et mis asi on Elering? Elering on elektri ja gaasi ülekandevõrgu ettevõtja ja süsteemihaldur. Me ütleme oma missioonina lihtsalt, et meie ülesanne on siis hoida kodud soojad ja tuled põlemas kodud soojad. Mida see tähendab? See tähendab seda, et Elering ülekandevõrgu ettevõtja roll tähendab seda, et me haldame infrastruktuuri koos ühendused teiste riikidega, naaberriikidega, naaberelektrisüsteemidega. Et see ja seda nii elektris kui gaasis. Et see on see üks roll ja see, mis on süsteemi halduri roll, see tähendab seda, et me peame panustama, hoidma süsteemi tasakaalustama, osalema sageduse reguleerimises, sageduse juhtimises ja sisu on selles, et meie vastutame, et Eesti elektrisüsteem ei kustuks ja seda tuleb teha pidevalt reaalaja protsessis. Me peame tagama siis energiavarustuskindluse. Meie missiooniks on olla ka eestvedaja energiaturu korraldamisel, et seal toimiks võrdne kohtlemine, läbipaistvus, et energia liiguks vabalt piiriüleselt. Samuti, et investeeringud tagaksid energiajulgeoleku ning kõige tähtsam on ka energeetikaalase kompetentsi loomine ja hoidmine, et see on väga tähtis. Nüüd, kuidas siis energiasüsteem toimib? Et energiasüsteemil võib teha, ma jagaksin kahte kategoorias, mis on omavahel seotud, pidevalt kogu aeg seotud, aga siiski erinevad. Üks on see, et energiasüsteemide eesmärk on, et kõige efektiivsem, kõige konkurentsivõimelisem tootmine jõuaks siis elektritarbijani. Ja seda selleks siis luuakse piiriüleseid infrastruktuure, moodustatakse aina suuremaid ja suuremaid alasid, ehk siis seal, kus on see päike kõige efektiivsem, jõuaks seal, kus on tarbimine, kus on tuult kõige efektiivsem ja nii edasi, et täna meie oleme osa Euroopa energiaturust ja seal ei ole muud kui lihtsalt seda ühise eesmärgi nimel, et saavutada ühine efektiivsus. Et see on see turu arendamise mõte. Ja nüüd teine pool on see süsteemi juhtimine, mis lähtub sünkroonala põhimõttest. Et see tähendab seda, et selleks, et süsteem ei kustuks, moodustatakse sünkroonalad, kus igal ajahetkel tuleb hoida sagedust
ja tagada, et on see tasakaal olemas. Nüüd see, et sa oled ühes sünkroonalas, ei tähenda, et sinu energiakaubandus on kuidagi piiratud, et täna me oleme Venemaa sünkroonalas, aga ometi oleme üks osa Põhjamaade energiaturust, Euroopa energiaturust. Et nad lihtsalt on omavahel koos, aga nad on erinevad eesmärgid. Nüüd Eleringi strateegiline eesmärk on, eelmine aasta oli meil veel Balticconnector, me avasime gaasiühenduse Eesti ja Soome vahel ja avasime selle turu. Nüüd alates sellest aastast on selge strateegiline eesmärk viia edukalt ellu sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga ja samas ka endiselt toetada ja viia ellu regionaalne õige energiaturg, et energia liiguks vabalt. Nüüd mul on 2 slaidi ka statistikast, et anda ülevaadet, see on nüüd eelmise aasta elektribilanss, mis Eestis on, et Eesti tarbimine on üsna stabiilne, see on selline 8,5–8,6 teravatt-tundi, see on üsna stabiilne, aga see, mis toimub elektri tootmisega, et see on nüüd olnud, eelmine aasta tõi meile süsteemi täiesti uue olukorra, et aastast 2010, kui pandi kinni Ignalina tuumaelektrijaam Leedus, siis Eesti saavutas kohe hüppeliselt suure netoeksportija rolli, et me olime kogu aeg mitte üksnes oma tarbimist, vaid vähemalt 1,5 korda oma tarbimisest üle tootsime elektrit, valdavalt siis põlevkivi elektrit, ja seda siis sai müüa nii Põhjamaadesse, Läti, Leetu, igale poole. Aga kliimapoliitika ja mis oli tegelikult ette näha, see ei olnud üllatus, see on üldse üllatus, on toonud meid täna sinna, kus me vaatame nüüd otsa, et mis on siis see konkurentsivõimeline elektritootmine. Tulemus on see, et me muutusime elektriimportijaks. Ehk täna on näha, et 1/3 on siis importelekter Eesti elektribilansis oli eelmine aasta, aga see on tõenäoliselt nüüd see aasta saab olema võib-olla veel suurem. Ja meie jaoks importelekter tuli otse Estlink kaudu Soomest, Põhjamaade energiasüsteemist. Kui me nüüd vaatame Baltikumi, siis Baltikumi situatsioon on palju huvitavam. Et Baltikumis on impordi osakaal ikka oluliselt suurem, et pool Baltikumi elektrist on puhas importelekter. Ja eriti huvitav on see, et 1/3 või ütleme Eesti tarbimise jagu on tegelikult Venemaalt või kolmandatest riikidest, seal on ka Valgevene importide elektri osakaal, et see on nüüd see, mis tuleb meil sünkroniseerimise, kui me ära sünkroniseerime, see tuleb raudselt asendada, et seal ei teki täna ühendusi, aga selline statistika. Nüüd elektrisüsteemi tasakaalustamine. Tahan paar slaidi seda tausta ikkagi fooni ka veel anda, et mida see tähendab, et elektrisüsteemis on selline eripära, et tootmine, tarbimine võrku antud, võrgust võetud sünkroonala põhiselt peab olema alati võrdne tasakaal, et muidu hakkab sagedus muutuma, sagedus langema või tõusma. Ja nüüd kuidas seda tasakaalu saavutatakse, siis selleks on Eestis, Baltikumis, Euroopas täna loodud energiaturu põhine mehhanism. Kui ei olnud turgu, siis oli see regulatsiooniga paika pandud, et täpselt nii palju, kui on olemas süsteemis tarbimist, siis ka riiklikult tagatakse elektri tootmine, et sul ei ole infrastruktuuri. Aga täna me oleme olukorras, kus meil on infrastruktuur, meil on ühine energiaturg ja see tähendab seda, et Eestis, et seda tasakaalu saavutada, siis on kohustus
planeerida ette ja teha energiakaubandus ette ära enne reaalaega. Ja täna on Eestis meil ülesehitus selline, et viimane võimalus endal siis planeerida ette on 30 minutit enne siis reaalajatundi. Et see on väga, väga hea, et seda igal pool Euroopas veel ei ole seda saavutatud, seda aega, mis on iseenesest ka kas või tuuleenergiale peaks olema väga hea vastutus. Siis sealt edasi reaalajas enam turuosalised ei saa midagi teha, see on nüüd süsteemihalduri Eleringi ülesanne süsteem tasakaalustada ja kui on kuu algus, järgmine päev, siis Elering ka selgitab välja kilovatt-tunni täpsusega, kes oli see turuosaline, kes ebabilanssi tekitas ja selle eest on ka siis tasu bilansienergia hind. Ehk tasuta elektrit ei ole ja igal juhul toimub selline protsess, et keegi planeeribki ja pärast see, kes planeeris, see ka finantsiliselt vastutab. Nüüd üks slaid on mul veel süsteemi tasakaalustamise protsessist, et mis see sisu on ja miks seda ikkagi on vaja teha. Et siin all on see graafik sageduse hoidmisest. Et kui reaalajas tuleb sagedust hoida tasakaalus, siis see tähendab seda, et kui mingil põhjusel, mis on igati normaalne, et alati ei ole tootmine, tarbimine ei saa olla tasakaalus sünkroonala põhiselt, siis sagedus hakkab muutuma. Ja sagedus muutub selliselt, et kui sul on ülejääk, siis sagedus hakkab tõusma ja kui sul on süsteemis puudujääk, siis sagedus hakkab langema. Ja kui sul on ülejääk, siis see tähendab seda, et sul on vaja elektrist lahti saada, sa pead oma süsteemis selle välja müüma. Ja sul ongi 2 varianti, et kas sa koormad näiteks elektrijaamasid alla või siis sul õnnestub suurendada tarbimist. See võiks olla tuleviku stsenaarium. Või siis puudujääk, kus meil on vaja siis elektritootmist juurde genereerida. Ja sellega reaalajas tagatakse selliselt, et kui kõigepealt rakendub esimeste sekundite jooksul inerts. Inerts on selline näite või selline mehhanism, ma ei oskagi öelda, kuidas ma ütlen selle inertsi kohta, mille ülesanne on aeglustada sageduse muutumise kiirust. Et kõigepealt on olemas süsteemis on inerts. Nüüd järgmise 30 sekundi jooksul aktiveeruvad kohe automaatselt sageduse hoidmise reservid, mis töötavad vastu sünkroonala ja kiiresti aktiveeruvad selliselt, et see sagedus ei välju lubatult kontrolli alt see kõikumine. Nüüd, kui 30 sekundit on möödas, siis aktiveeruvad järgmised automaatsed sageduse taastamise reservid, mis vabastavad eelmise ja võtavad üle selle eesmärgi, et sageduse 5 minuti jooksul sageduse taastamine viia siis jälle sinna 50 hertsi lähedale. Ja pärast seda siis alles käivitatakse juhtimissüsteemi või automaatika välised tooted, mis on siis võimalik kas siis telefoni teel või XM või sõnumi vahetusega tellida kuskilt mujast elektrijaamast või naabersüsteemist veel kas üles või alla reguleerimist. Ja selle idee ja mõte on selles, et sagedus on väga ajakriitiline, et kui esimese 30 sekundi jooksul pluss-miinus 200 millihertsi toimuvad kõikumised on normaalolukord, midagi ei juhtu. Kui nüüd 5 minuti jooksul jääb see sama kõikumine, siis hakkab juba süsteemi automaatika tarbijaid välja lülitama, kui ei ole automaatsed sageduse reservid aktiveerunud. Ja kui on juba 15 minutit täis, siis hakkab süsteem kustuma. Ehk siis selline sageduse hoidmine on reaalselt süsteemihalduril väga suur vastutus. Ja täna me oleme Baltikumis Venemaa sünkroonalas
sellises positsioonis, et neid sageduse hoidmise ja automaatseid sageduse taastamise reserve meil ei ole. Et meie ei osale selles, seda töötab ära Venemaa meie eest. Et seda teeb Venemaa süsteemihaldur, et ainus, mis on Baltikumi siis ülesanne elektrisüsteemi tasakaalustamisel on hoida tunnipõhist tasakaalu. Ehk tunni lõpuks peab olema ebabilansi kogus võimalikult väike. Selleks me siis kasutame neid käsitsi käivitatavaid avariireserve ja oma reguleerimisturgu just nimelt, kus me umbes 30. minutil hakkame aktiveerima reserve. Meil töötab paralleelselt kogu aeg ebabilansi ennustuse süsteem, kus me ennustame ette, milline ebabilanss tunni lõpuks tuleb ja siis umbes 30. minutil hakkame siis seda tasakaalustama. Et see on üks oluline muudatus, mis kogu see sünkroniseerimise protsess meile kaasa toob ja samuti energiajulgeolekule. Et me peame selle punase kasti siin hakkame ise selle eest vastutust võtma. Ja nüüd rääkides siis sellest tootmisest ja nendest akudest, millest siin korraks oli küsimus, siis põhimõtteliselt meil ongi küsimus, kust need reservid tulevad ja kust me saame neid reserve, siis kõige see sageduse hoidmise reserv, mille me peame hankima, siis siin tõenäoliselt just nimelt akud saaksid olla need, mis saaksid hakata meile seda pakkuma ja me saaksime turupõhiselt seda teenust ostma hakata ja samuti automaatsed sageduse hoidmise reservid võiksid olla siis nii akud kui ka tuuleelektrijaamad sobiksid selle jaoks ja päikese kohta ma ei oska öelda, et kuidas see on. Nüüd elektrituru toimimisest, et süsteemi juhtimine ja turud on koos. Siis kõigepealt taustaks, et Euroopa Liidu energiapoliitika on olnud selline astmeline poliitikate rohke. Et see kõik algas 90. lõpust, kui otsustati avada üldse elektri- ja gaasiturud, oli kõigepealt nii-öelda esimene energiapakett, siis tuli teine pakett, siis tuli kolmas pakett ja nüüd see aasta, eelmine aasta 2019 tuli siis see puhta energiapakett, mis sisuliselt tähendab kõikide nende eelmiste pakettide lõpule viimist, ühise Euroopa energiaturu lõpule viimist, rakendamist, mille eesmärk on, et lõpeb ära riikide põhised või siis mingisuguste koostööpõhised oma turud ja saavutatakse täielikult regionaalne ühine energiaturg. Seal on regionaliseerumine on põhiline ja kliimapoliitika lisandus juurde. Nüüd turuosalistest oli ka juttu, et energiaturg on väga turuosaliste rohked, mis on siis reguleeritud ja mis on avatud. Need slaidid tõenäoliselt teile jagatakse. Turuetapid, millest ma juba rääkisin, on, et kõik algab ja finantsturg on Eleringi väline. See on see, kus müüjad ja tootjad saavad oma hinnariske maandades tehes finantstehinguid, aga meie jaoks algab kõik päev ette turust, kus tuleb päev ette, tuleb oma tootmine, tarbimine, bilansihalduri planeerida. Sellest algab juba finantsvastutus. Seda on võimalik teha veel kuni päevasisese turu lõppemiseni, siis tuleb see süsteemihalduri reguleerimise bilansiturg ja lõpuks on siis see arveldus, et kõik etapid on seotud. Sellega peab alati suure pildiga arvestama, et keegi planeerib ja keegi peab maksma. Nüüd hinna kujunemisest oli siin ka korraks juba diskussioon, et jah, börsil on hind nõudluspakkumus ristumisena, aga Elering on ka siin korduvalt välja toonud, et on teatud parendustegevused Euroopal, mida just turgudel teha, et üks, mida me näeme, on, et need täna on turuhind ei kajasta seda õiget elektri hinda, kuna on
madalad elektrihinnad toetustest, mis sisuliselt tähendab, et kui need on negatiivsed hinnad või nullhinnad ja samaaegselt tarbijale jäetakse mulje, et elekter maksis 0 eurot, kuigi teistelt ühiskond maksab 53 eurot peale seda kõrvalkassast, et seal need kaks asja tuleb kokku viia ja see reaalselt halvendab meie varustuskindlust, seal ei tehta õigeid investeeringuid õigetesse tootmisüksustesse, tootmisvõimsustesse. Siis tarbimine ei osale turul, täna on endiselt lahendamata see, kuidas siis paindlikkus saaks hakata osalema turul selliselt, et keegi on nõus, et ta järgmine päev ei tarbi ja siis saaks seda hinda alla, et tuua koos tootmisega siis tarbimine turule paindliku mõttes. Siis see reaalaja lähedusus, et kuigi meil on võimalik 30 minutit enne siis veel teha seda kaubandust, siis seda igal pool nii ei ole, kus on 4 tundi, kus on 1 tund ja siis planeeritava tootmise puudumine. Siis digitaliseerimisest. Saan aru, et mul on siin aeg tiksub. Natuke veel on, et olgu. Siis digitaliseerimisest. Et Elering on väga palju tegelenud digitaliseerumisega, et minu jaoks see kõik algas 2013, kui me läksime Eesti elektrituruga 100%, läks Eesti elektriturg laivi koos samal päeval avatud andmelaoga. Et see oli täiesti pöörane projekt, aga see kõik algas 2013, kus tuli seadus, et Eestis tuleb siis kõik tarbijad lükata vabale turule, ehk igaüks saab siis valida endale ise müüjat ja millega tekkis selline situatsioon, et kuna meil on ligi 40 võrguettevõtjat, siis selleks, et need võrguettevõtjad tuleksid toime sellega, et iga kuu võivad olla tarbijad erinevate müüjate all, siis lõime ja tegime valmis tsentraalse andmevahetusplatvormi nimega Andmeladu, mis siis täna töötab selliselt, et seal on kõik Eesti mõõtepunktid, mõõteandmed ja seal siis toimub kogu müüjavahetuse protsess ja momentaalselt, automaatselt sekundiga kohe, kui võrguettevõtja saadab mõõteandmed, jõuavad need siis müüjale, tarbijale ja nii edasi. Siis 2016, kui Elering ostis ära gaasiülekandevõrgu, tegime sama andmelaoga gaasiturule ja sealt edasi kuna Elering haldab ka taastuvenergia toetuste tasusid ja väljamaksmisi, siis lõime või Elering tegi 2016 tegi taastuvenergia registri, mis sisuliselt kõik need andmed, mis andmelaos on olemas, jõuavad juba järgmiste registrisse, siis gaasi andmelao baasil tehti gaasi biometaani register, siis me oleme arendanud Estvide andmevahetuskihi e-Eleringi ja selle kõik oleme sellise paraja kompoti kokku keetnud, kus andmed on digitaalselt kättesaadavad. Meie peame seda täiesti elementaarseks ja normaalseks nähtuseks. Et see on teinud kogu bilansihalduse selgitamise protsessi nii lihtsaks ja täisautomaatseks, et seal on see põhiline. Ja nüüd siis järgmised missioon Eleringil ongi vedada eest paindlikkusturu loomist ehk kõiki need andmed, mis on veel targemalt ära kasutada ja taastuvenergia siis koondsuurt infosüsteemi. Elering on ka sellise allkirjastanud pidulikult ka andmete jagamise piiriülese lepingu teiste süsteemihalduritega, kes siin kaardil on näha ja selle eesmärk ongi siis koostööleppe, kus põhimõtteliselt meie mõõteandmed, mis meil on olemas, hakkavad vabalt liikuma nende riikide vahel. Ja taastuvenergia digitaliseerimine, et ma siis keskendun selle slaidile rohkem, kuna see on selle talveakadeemia teema, siis siin on Eesti midagi täiesti unikaalset teinud. Et meil on Eleringis on taastuvenergia talitus, seal on 3 inimest,
3 inimest ja mina ei tea, paljudele tuhandetele täna juba neid toetusi välja makstakse, et kuidas see üldse võimalik on, et kui kuskil mujal Saksamaal on eraldi agentuurid ja sadades inimesi ja siis koguvad neid kokku ja see kõik ongi täis digitaliseerimise, automatiseerimise, et loodi, et andmed võetakse andmeladudest, sealt nad lähevad siis järgmisse keskkonda, kus need süsteemid on liidestatud ka riigiabisüsteemiga, AIB süsteemiga, päritoluregistrid, ehk sisuliselt on protsess täisautomatiseeritud ja seda nüüd järjest enam pöörduvad Eleringi poole kõik erinevad riigid ja institutsioonid ja küsivad, et kuidas see võimalik on. Ja kuidas see võimalik on, et selles suhtes see on täiesti unikaalne nähtus ja sellega meil taastuvenergia üksus tegeleb veel aktiivselt edasi, et neil on ambitsioonid ja visioonid, kuidas seda saab veel paremini teha. Nii et aga kindlasti see tagab efektiivsuse. Nüüd varustuskindlusest. Eleringi kohustus on kord aastas avaldada varustuskindluse aruanne, kus siis näidata, kas järgmise 10 aasta jooksul on varustuskindlus ja tootmispiisavus tagatud või mitte. Iga aasta juunikuus me avaldame vastava aruande ja tegelikult see on, kellel on huvi, see on avalikult alati ka tehakse ettekanded ja konverents ja sinna saab ka soovijad alati tulla. Mis on oluline on see, et varustuskindlusel analüüsitakse, jälgitakse 4 baasaspekti. Et kõigepealt süsteemi töökindlus, siis võrgupiisavust, tootmispiisavust ja nüüd on tulnud juurde ka veel küberturvalisus. Et need on need 4 alustala ja ei ole sellist nähtust olemas nagu Eesti elektriturg, et me varustuskindlust arvutatakse ikkagi juba koos infrastruktuuriga, et mis on ühendused teistega ja varustuskindlus arvutatakse regionaalselt, et me teame, mis on elektritootmine ka Lätis, Leedus, me teame, mis on Põhjamaades, me teame, mis on Euroopas. Et see on regionaalne protsess. Mis on huvitavam, on see, et viimasel varustuskindluse aruandes juba oli sees 5 stsenaariumit ja minu teada vist jätkatakse nende stsenaariumitega. Need on päris huvitavad stsenaariumid, et esimene baasstsenaarium on, et on üle-euroopaline varustuskindlus, see on kõige kenam. Siis on teine on üle-euroopaline varustuskindlus ilma siis nii-öelda kliimaneutraalne. Siis 3. läheb juba segaseks, et on Balti sünkroonala stsenaarium. See tähendab seda, et meie oleme mingil põhjusel sattunud 3 saarde, et kas on Venemaa meid välja lülitanud, oleme me seda ise teinud, mis iganes põhjusel, et me satume sellisesse, et seal on see sees, kindlasti soovitan vaadata. Ja siis on olemas veel 4. stsenaarium, mis on pikema hädaolukorra stsenaarium, kus siis, kui eelmises olime, Venemaa meid on välja lülitanud, aga samas on meil endised Põhjamaadega ühendused, siis nüüd järgmine on see, et Venemaa meid välja lülitanud ja meil ei ole ka ühendus enam, et me satume täielikult saarde. Ja siis 5. on täiesti kriisistsenaarium, kus Eesti on üksi. Nii et väga huvitavad stsenaariumid, soovitan neid vaadata, mis seal siis tulemus on. Et siin ma näitan nüüd ainult seda keskmist või kliimaneutraalset, aga samas kõige tõenäoluslikuma stsenaariumit, kus tänase seisuga, et meil on ühendused, on endiselt varustuskindlus tagatud. See on see stsenaarium, et meil on ühendused olemas, samas on kliimaneutraalne, siis varustuskindlus on tagatud. Aga kellel on vähegi huvi, siis see on väga põhjalik dokument ja seal on mida vaadata. Nüüd uued väljakutsed. Ma saan kogu aega, näen oma aega. Nii. Nagu ma ütlesin, uued väljakutsed on kõige suurem väljakutse on Baltikumile sünkroniseerimise projekt. Et see on kõige suurem väljakutse ja kui see õnnestub ellu viia eesmärgipäraselt, siis see suurendab energiajulgeolekut.
kui see õnnestub viia eesmärgipäraselt, ma rõhutan. See suurendab energiajulgeolekut seetõttu, et seda on palju diskuteeritud, et miks me seda teeme ja kuidas see. See oli täpselt see, mis ma enne näitasin, et meie varustuskindluse stsenaariumide sageduse hoidmine ja juhtimine. Et kui me ei ole ise võimelised oma Baltikumi, oma süsteemi ise tasakaalustama, ise sagedust hoidma, siis mis energiajulgeolekust me tegelikult räägime. Et see on kõige vundament. Ja eelmise aasta maikuus allkirjastati siis Mandri-Euroopa sünkroonalaga liitumisleping. See sisaldab 6 poliitika lisa pluss veel üks täiendav tehniline lisa. Ühesõnaga, meil on tohutult palju nõudeid Mandri-Euroopalt, millistele tingimustele me üldse peame vastama, et meid vastu võetakse. Siis oluliselt muutub meie elektrisüsteemi elektriline asukoht. Kui täna meil on palju ühendusi Venemaa elektrisüsteemis, siis me saame olema ühendatud ühe liiniga läbi Leedu-Poola. Siis täielikult muutub sagedusjuhtimise korraldus. Siis kõik need teemad, mis siiani Venemaa meie eest lahendas, on nüüd Eleringi laual. Me peame olema võimelised neid lahendama, kaasa arvatud siis süsteemi stabiilsus, tagamine, inerts, lühisvõimsused, võnkumised ja nii edasi. Et see on väga huvitav teema inseneridele, kõik on väga põlevate silmadega. Siis uued süsteemiteenuste turud, ehk siis kõik need tootmised, mis siin taastuvalt on toodud ja kõik need salvestused, need kõik me tahaksime näha, et nad hakkavad osalema süsteemi tasakaalustamisel, reservturgudel ja siis kõige tähtsam see alumine, et me peame olema võimelised siis tõestama enne, see on ka liitumislepingus ära toodud, et enne me ei võetagi meid vastu, kui me näitame, et me suudame Baltikumis mõnda aega olla ka siis selles saartalituses. Et see on hästi oluline projekt. Ja nüüd teine, mis siin oli, lõpuks on ka öelda, et on huvitav, see on inimesed lähevad kahte leeri, mõned mõtlevad, et see on utoopia või magic, aga igal juhul on tehtud riikide poolt, õigemini see on jälle üks poliitika, et kogu seda meie energiaturu arenguid on eest vedanud selline organisatsioon nagu PEMIP, ehk see Läänemere regiooni infrastruktuuri ja turgude koostöö eest vedav projekt. Ja selle raames telliti siis uuring või analüüs, et kuhu edasi. Ja põhimõtteliselt siis on tekitatud selline visioon, et siia samasse Läänemerre tehakse Läänemere võrk, ehk merre pannakse alalisvoolu kaablid, niimoodi nagu sealt on näha, et kõik riigid, kes on Läänemerega piirnevad igale poole, on siis alalisvoolu võrk, ehitatakse keset merd ülesse ja sinna keskele tekivad siis alajaamad ja nähakse ette, et võiksid tulla tuulepargid. Et kogu see, et väga suur projekt, et mis Elering on ikka olnud selline, et kui on midagi uut, siis kohe tahaks hakata asja vedama, et Eleringis me oleme strateegiliselt pidanud seda huvitavaks ja oluliseks ja see ei ole mitte meie laua pealt maha kukkunud vastupidi, et see jõudis ja me sellega hakkamegi tegelema, mis on kindlasti see on väga keeruline projekt just selle koha pealt, et kui tegu on Läänemerega, siis see on juba ette näha, et on küsimused, et kuidas see on üldse kogu see planeeringud ja kelle ala, et seal saab olema kindlasti väga palju tänaseks veel ebaselgeid küsimusi, aga see on selline projekt ja täna ma ei oskaks öelda, et sellel projektil, et vaatame, kuhu see jõuab, aga idee kui selline on huvitav ja kui on võimalik, siis see tõenäoliselt tehakse ära ka. Et see tõenäoliselt tehakse ära ka. Ja viimane slaid on mul, kuna te olete siin tudengid, et siis teie südametunnistusele panna, et meil on vaja ära lahendada
et üldse oleks elektrit tulevikus, et meil oleks, et me suudaksime oma süsteemi püsti hoida. Meil on vaja ära lahendada kliimaneutraalne varustuskindlus. Meil on vaja energiajulgeolek ja saartalitluse võimekus luua ja tagada. Meil on vajalik kõik see salvestustehnoloogiate areng, andmevahetus, küberturvalisus, see kasvab veel ja siis loomulikult ka kõik, mis puudutab poliitikat, et ka seda peab oskama teha. Ja seetõttu meie hinnangul, Eleringi hinnangul on kõige suurem väljakutse on leida ja hoida üleval ja luua kompetentsete inimeste olemasolu, kes neid projekte ellu viivad. Et ilma inimesteta ei tee me mitte midagi ära, et täna meil on olemas eesmärgid ja tahe, aga meil on vaja kompetentseid inimesi ja neid inimesi on vaja mitte üksnes insener-tehnilisi, energeetikuid on vaja, meil on vaja loodusteadusi, meil on vaja IT-inimesi, meil on kliimateemalisi inimesi samuti, mis on meil tekkinud, et aru saada sellest, et mis on nüüd see väärinfo, mis on see tõsi, et seda suuremat pilti näha, et selleks tuleb vaeva näha, aga et seda oleks väga vaja ja kui siin on keegi, kes on huvitatud, et kindlasti tahaks ka Eleringis töötada, siis kirjutage meile, et me võtame kõik head inimesed enda meeskonda, et meil on väga palju tööd ja väga palju projekte, et õppige ja tulge. Aga aitäh!